teemaks oli väikekultuuride dialoog, aga me peame endale aru andma, et kõik kultuurid ongi nii oma tekkelt kui ka oma arengult, see tähendab oma geneetiliselt koodilt, ongi väikekultuurid. Kui me võtame ühe inimese näitel selle, kuidas siis inimene sotsialiseerub või ühiskonda sisse kasvab, ja siis kõigepealt tekivad tal niisugused kujutelmad perekonnaringist või sellest kasvatuskeskkonnast, kuhu ta satub, mis ei ole keeleliselt väljendatavad, aga on väga keerulised. Tekib see, mida me võiksime nimetada süümeks või südametunnistuseks, see on see, mis laps oma emaga suheldes saab, esimesena saab kätte. Alles hiljem tutvub ta sellega, et on olemas teatavad käitumisreeglid, need tuleb siis õppida, nii nagu keelereeglid tuleks selgeks õppida, ja veelgi hiljem tutvutas nende asjadega, mis on seadused ja niimoodi. Aga see, kust kultuur pihta hakkab, see peitub iga inimese sees. Täpselt niisamuti, ma vaatan, mis mul pilt on, täpselt niisamuti on kultuuri geneetiline kood seisneb selles, et kultuurid peenenevad oma arengu käigus. Nad eristuvad üksteisest. Igaüks otsib, iga kultuur hakkab otsima oma isedust, nad hargnevad, punguvad üksteisest, muutuvad aina filieeritumaks, toimub see filiatsioon, see laiali hargnemine, juurestiku laiali hargnemine. Kõigepealt aga ma tahaksin teile rääkida paarist sellest üldmõistest, et siis me saame aru, millest me mõtleme, neid mõisteid on kasutatud ka teisiti, aga meie siin praegu kasutame neid mõisteid nõnda, et tegelikkus jaguneb 2 sfääriks. Üks on see, mida inimene ei ole teinud, seda nimetatakse looduseks, ja teine on see, mida inimene on teinud, seda nimetatakse ühiskonnaks. Ja ühiskond omakorda jaguneb tsivilisatsiooniks ja kultuuriks. Tsivilisatsioon on kõik see, mis vastab küsimusele, kuidas seda teha, kultuur on see, mis vastab küsimusele, mida mitte teha. Tähendab, kultuur on niisugused piirangud, mis inimese looduslikule olekule või olemusele on peale pandud kokkuleppeliselt. Tsivilisatsioon ja kultuur on küsimused, või õigemini vastused küsimusele. Üks ja sama nähtus võib olla nii tsivilisatsiooni nähtus kui ka kultuuri nähtus, olenevalt sellest, mida me tema kohta küsime. Näiteks ehitada maja, hoone, ütleme, kirikuhoone on tarvis ehitada, siis kuidas seda teha, et ta kokku ei variseks, on tarvis teada, need on oskused, see on tsivilisatsiooni küsimus, aga mitte igasugune maja ei kõlba kirikuks. Siin, ma mäletan, 2004 arhitektide liit tõstis kisa, et miks nendele ei anta vabadust Vene kirikut projekteerida Lasnamäel, et miks Venemaalt võetakse projekt, aga siis seletati neile, et vabandage, Jumal ei ela mitte igasuguses majas. See maja, kuhu Jumal elama tahab tulla, see peab olema ehitatud kindlate piirangutega. Ei saa seda niimoodi teha, et sa annad seal oma fantaasiale voli. See on nüüd kultuuri küsimus. Või üleeile ma lugesin Leibnizi, ta ütleb sama kirjas, ütleb, et ta täiustas jurisprudentsi. Jurisprudents, kuidas seda teha, kuidas pidada õiglast kohut. See on tsivilisatsiooni küsimus. Aga kultuuri küsimus on niisugune, mida ei saa täiustada. Kultuuri küsimus on näiteks ausõna. Ma võin täiustada jurisprudentsi, aga ei ole võimalik täiustada niisugust kultuurinähtust nagu ausõna. Ausõna ei saa täiustada. Teda saab kasutada või mitte kasutada, ta saab tunnistada või mitte tunnustada. Niisugused on see siis raam, kuhu ma püüaksin oma jutukese ära sisse mahutada. Tsivilisatsioonid on niisugused, mis ühtlustuvad. Vaadake, kas noolekene mul liigub siin, jah? Noolekene, näete, jah? Teil ka liigub nooleke? Jah, liigub. Tsivilisatsioonid on niisugused, mis toimivad nagu jõe mudeli järgi, et kõrvalvoolud suubuvad sinna, meie tsivilisatsioonid ühtlustuvad, meie tehnoloogiad rahvusvahelistuvad, neid ostetakse või siis varastatakse, kes kuidas kuskil, ja ülemaailmselt toimub see tehnoloogiate ühtlustumine. Kaubamajad on niisugused, et ei tee vahet, kus riigis te parasjagu juba viibite, sellepärast et seal on niisugused kaupade eksponeerimise turundusreeglid on, millele siis maailm allub. Ühesõnaga, tsivilisatsioon ühtlustub
ja seda nimetatakse siis globalisatsiooniks, aga kultuurid, nagu ma ütlesin, need püüavad üksteisest eristuda. Et nendel on nagu puumudel, põhimõtteliselt on see üks ja sama mudel, aga suund on selles erinev. Kultuurid hargnevad või seal toimub siis see filiatsioon, toimub kultuuridel. Ja need tendentsid on vastandlikud, jah. Tsivilisatsioon püüab kultuuride erinevusi hävitada ja kultuurid püüavad siis tsivilisatsiooni vastu seista omaenda isedusega ja see üles otsida. Vaadake, tsivilisatsioon on, kui me kujutleme kultuuri mingisuguse teatava sfäärina, ja Juri Lotmani koolkonnas on meid õpetatud niimoodi aru saama kultuurist, siis see kultuuri südamik on võrdlemisi rangelt reglementeeritud. Aga mida perifeeria poole, seda nõrgemaks jääb reglementatsioon, asjad enam ei kehti, see, mis Tallinna vanalinnas kehtivad, need reeglid, need ei kehti kuskil seal Võru taga, jah. Seal võite purjus peaga, võite isegi sõita, autoga kiirust ületada ja niimoodi. Kontrolli on vähem. Täpselt niisamuti perifeerias kultuuri need normid nõrgenevad. Seda märgib siin see haju valgus ja kui me vaatame, mille toel nad nõrgenevad, siis nad nõrgenevad selle toel, et tsivilisatsioon püüab kultuuri erinevusi kõrvaldada. Tsivilisatsioon viib Aafrikasse, mul on paar head fotot, ma ei pannud siia sisse neid, seisavad paljad alasti neegrid, seisavad Kalašnikovi automaadid kaelas. Ühesõnaga, me viime nendele relvad või kui te loete Livingstoni elulugu, siis millega läksid inglased sinna Aafrikasse, Aafrika lõunaossa, nad läksid relvadega, jah. Relvakaubandus on see, mis kõigepealt tuleb siis see tsivilisatsioon levib. Teine sama ohtlik asi on muidugi fotoaparaat, surmahõim, jah, surma Etioopias, need elasid seal rahulikult, kuni nad avastati ja siis tehti neist pildialbum ja nüüd kõik käivad pildistamas ja tsivilisatsioon, varsti nad hakkavad etendama omaenda kultuuri, nii nagu indiaanlased Ameerikas värvivad ennast enne punaseks, kui foto peale lähevad turistidele. Need on niisugused suured asjad, suured protsessid, mis maailmas meil aset leiavad. Ja vaadake, nüüd me räägime nendest, kuidas kultuurid kontakteeruvad, millal toimub kultuurikontakt. Ja tähelepanuväärne on siin see, et kultuurikontakt toimub nende perifeeriates. Kultuurid puutuvad kokku perifeeriates, seal, kus kummagi, nii A kui B normeeritus on kõige nõrgem. Seal, kus tsivilisatsioon neid ühendab. Mis on tsivilisatsioon? Tsivilisatsioon on see, kuidas seda teha. Kui on suured looduskatastroofid, siis minnakse ja ehitatakse ühiselt tamm, mingid kultuuri erinevused siin enam ei kehti. Ja? Kui on tsivilisatoorne ülesanne, siis kohtuvad kultuurid, selle ülesande pinnal kohtuvad kultuurid on nõrgasti normeeritud. Siis, kui põrkavad kokku, vaatame, kas mul on pilt on, jah? Siis, kui näete, kui nad kohtuvad, siis nad kohtuvad siin tsivilisatsiooni pinnal, seal, kus kumbki osapool on suhteliselt nõrgalt reglementeeritud, nagu me ütlesime, aga kui see vaheline tsivilisatsiooni pind siin vahepeal on väga õhuke või seda ei ole, kui lastakse kokku kaks kultuuri tuuma, siis toimub kultuurikonflikt. Mäletate, see oli 1947, kui Mahatma Gandhi oli väga kurb, et tal ei õnnestunud Indiat ühendada. See oli tema elutöö ja see läks nässu tal. Sellepärast, et muhameedlust ja hinduismi ei olnud võimalik teha, kokku panna. Need olid kaks tugevat kultuuri tuuma, mis lasti kokku ja siis tekkis see tuumakonflikt, jah, võime seda niimoodi nimetada, tekkis kaks Pakistani, no see on ju absurd, aga täiesti värvikas absurd on see. Täpselt niisamuti see, mis praegu toimub Lähis-Idas, Iisrael ja palestiinlased. Kunagi Jeruusalemma linnapea ütles väga hea lause, et kui te tahate rahukõnelused Lähis-Idas nässu ajada, hakake rääkima Jeruusalemmast. Seal on need tuumad
on need, mis kokku põrkavad, ei ole seda tsivilisatoorset ühisülesannet. Ja see juhib meie tähelepanu ühele veale või eksitusele, mida mina nimetasin Bakhtin'i illusiooniks, nimetan osalt sellepärast, et Bakhtin on 20. sajandi üks kõige ebajumaldatum kirjandusteadlane ja kultuuriteoreetik ja tema kirjutab järgmise rumaluse. Üks smõsl, me võime seda tõlkida sisuks või tähenduseks, jah. Üks tähendus avab oma sügavused kohtudes ja kokkupuutudes teise võõra tähendusega. Nende vahel algaks nagu dialoog, mis ületab nende tähenduste, nende kultuuride suletuse ning ühekülgsuse. Sellises kahe kultuuri dialoogilises kohtumises ei sule nad kokku ega segune. Kumbki säilitab oma ühtsuse ning avatud terviklikkuse, aga nad rikastuvad vastastikku. Tunnistagem, et see kujutelm on üldlevinud. Kultuurid saavad kokku, rikastavad vastastikku teineteist, aga teate, kui me vaatame seda, et kultuurid kohtuvad oma perifeerias, ja kui nad perifeerias ei kohtu, siis on meil konfliktiga tegemist. Kultuurid peavad kohtuma oma perifeerias, siis me võiksime Bakhtinile öelda, et kulla inimene, 2,5 pimedat ei anna kokku ühte nägijat. Perifeeriates ühisosa, kultuuride panus tuleb arvutada või kultuurid liituvad seal või segunevad selles perifeerias selle valemi järgi, millega liidetakse tõenäosusi. Tõenäosused on teatavasti väljendatavad murruga, 10 numbruga, 0 ja 1 vahepeal. Näide on sellest, et kui Bakhtin ütleb, et 1 + 1 on 2 või isegi 3, kui toimub supersummatsioon seal, siis näide sellest, kuidas liituvad tõenäosused on 0,5, mul on 0,5, koma vale koha peal, ja 0,5 annavad kokku mul 0,25 ja kui tuleb veel kolmas oma 0,5-ga, siis on 0,125 on see tõenäosus neil. On selge, et me venelastest ei saa teha eestlasi. Ei saa. On selge, et me eestlastest ammugi ei saa teha venelasi. Keegi ei ole nõus. Aga me saame nii venelastest kui eestlastest teha eurooplased. Vaat see on see meie kultuuri südamik, kui me küsime, mis see on. Gustav Suits ütles 1905. aastal, jäägem eestlasteks, saagem eurooplasteks. Täpselt samuti peame ütlema, täna, ega me ei ole kuigi palju rohkem eurooplaseks saanud, isegi meie Euroopa kultuuri pealinna aasta ei pühenda sellele mitte midagi. Ei tee ühestki tallinlasest, ei tee rohkemat eurooplast, mis oleks olnud võimalik või vajalik tegu kogu selle ürituse juures. Me peame saama eurooplasteks ja venelastele me ka peame ütlema seda, et jääge venelasteks, aga saage eurooplasteks, see on meie ühine pind, meie ühine kultuuri südamik. Mis see tähendab siis olla eurooplane? Siin on mul tehtud üks õppevahend, eurooplase kultuuri põhi, Tallinna standard, ma möödunud aasta lõpul selle tegin ja see kirjastati. Siin on 168 teemat, 168 teemat, millest peaks saama haritud eurooplasega vestelda vähemalt 5 minutit või millest haritud eurooplane peab olema suuteline kirjutama vähemalt 1 lehekülje teksti. See on see teadmiste põhi, mis meid võiks eurooplastena ühendada ja mida meie võiksime Euroopale, amerikaniseeruvale Euroopale aeg-ajalt meelde tuletada, mis asi see Euroopa ja Euroopa kultuur on. Selleks meile kõikidele palju edu.